Raadio Elmar. Elmar üllatab. Hallo. Tervist! Mina olen Katrin ja helistan teile foobiate uurimis- ja ravimiskeskusest. Et võib-olla olete linnapildis tähele pannud meie kampaania plakateid, praegu on kampaania Foobiavaba elu juba täna või homme ja uurimegi nüüd, et kas ja kui palju Eesti peredes üldse esineb foobiaid. Ja siit küsimus, et kas teie peres on ka mõnedel pereliikmetel teatud foobiaid? No mina ise vist ma ei tea, kas ta saab nimetada foobiaks, aga nii vana kui ma olen, ma meeletult kardust. Kuidas te meeletult kardate mida? Pimedust. Pimedust, ahaa, see on ahluafoobia. Ja ma ei tea, kohutavalt ja siis ma kohutavalt kardan iiri näiteks. Ja täiesti kohe mul ma ei tea, ma ei tea teisi, lastest ma küll ei tea, need on juba nii täiskasvanud, et... Kas esineb näiteks kellelgi, et mis meil on nüüd siin levinumad, et kas esineb kellelgi näiteks kõrguse kartust, altofoobiat? Minul. Teil endal esineb? Ja seda ka õudselt kardan. Ja mis nüüd on veel üks Eesti populaarsemaid, on selline suure, väga avatud suure ruumi kartus, agorafoobia. Ega seda teie peres kellelgi ei esine? Ja kusjuures minul endal on täpselt sama asi ka. Taas jälle, jah? Te olete väga tavapärane ja keskmine Eesti inimene tundub. Ja tõesti, ma käisime siin alles hiljaaega Tallinna kaubamajas ja mu selline hirm, et võttes mehele, et lähme ruttu siit minema, et ma ei näe väljapääsu. Ahaa, selline lugu. Lugu. Aga meil on nüüd näiteks pakkuda kompleksravi sellele foobiatele, et meil on praegu näiteks 5 inimest juba kirja pandud. Nad küll esinevad või osalevad sellel ravil kõik erinevatel aegadel, aga näeb see välja siis selline, et pimedas metsalagendikul on siis nüüd 2 varianti, mille vahel saab valida. Üks variant on, et siis ööbida pimedas seal metsalagendikul oleval lennuki angaari katusel telgiga. Ja teine variant seal samas metsalagendikul Võrumaa metsades on 2 sellist suurt sifakat kaske ja nende vahel 6 meetri kõrgusel võrkkiik. Et see siis ongi ravipakett, et saab minna sinna samma metsa pimedas 6 meetri kõrgusel 2 kase vahel ööbida võrkkiigus. Üksi, loomulikult üksi. Eluilmaski ei teeks seda ära. Eluilmaski ei läheks ka. Ja ei läheks ka. Aga ravi eesmärgil, et saaks nüüd lahti sellest ahluafoobiast, altofoobiast, agorafoobiast? Ma ei kujuta ette, et ma ikkagi ei julgeks küll minna, sest ma tõesti, need on asjad, mida ma kardan ja lihtsalt, ma ei lähe. Lihtsalt. Aga kas nüüd need hiired, nendega seoses ei annaks näiteks mingit ravi läbi teha, neid te ka kardate? See on muuseas musofoobia, mida te siis põete? Ja ei, neid ma ka kardan, see on ikka kohutav, kui ma näen, siis ma ei tea. Sest et meil on pakkuda tegelikult veel üks selline ravipakett ka, kus siis saab olla pikalt ei pea, aga 2 tundi umbes sellises toas, kus laseme siis lahti 12 hiirt. Nad on niimoodi mööbli all erinevates kohtades, alguses võib-olla näha ei ole, aga siis hakkavad ringi jooksma seal, et selline ravi ka. Ei, kindlasti ma ei võtaks sellest osa, sest ma nii meeletult kardan. Aha, aga kas on üldse midagi, millega annaks näiteks teid ravida? Ma ei tea, ma ei oska sellele isegi võib-olla nõu anda, aga igal juhul niisugused asjad, need on tõesti 4 nagu põhist asja, mida ma tõesti kardan. Kas isegi siis, kui me näiteks oleksime nõus teile peale maksma raha, et te seda teeksite, et siis sellisel juhul ka mitte? Ei, isegi ka sellisel juhul mitte. Siis mul on veel järgmine küsimus, et kuidas näiteks teie ise suhtute avaliku näiteks esinemisse? Avaliku esinemisse, ma ei kujuta, mis seal siis ikka nii väga on? See ei tekita hirmu? Võib-olla, oleneb võib-olla teemast ka, mida rääkima nagu peab. Aga muidu küll ei, jah. Kas te näiteks oleksite nõus raadioeetris tuhandete inimeste kuuldes midagi rääkima? Ei, ma ei oska seda öelda. Võib-olla, oleneb, mida ma peaksin nagu ütlema.
aga kui teile näiteks öeldaks, et te oletegi raadio otse-eetris ja te olete ise ju kogu aeg ka rääkinud, et kuidas küll inimesed ei saa aru, kui Raadio Elmar neile helistab? Et mina olen praegu otse-eetris, jah? Just. Ei või olla, see ei või olla. Hille võib küll olla. Ei ole võimalik. Me oleme Piret ja Veiko, me helistame teile raadiost Elmar praegu. Tere õhtust! Tere! Hille, teate, meil tekkis kohe selline hasart, kui meile saadeti kiri, et tahetakse üllatada oma sõbrannad, kes on kogu aeg rääkinud, et tema ei saa küll aru, kuidas inimesed ei saa aru, et Raadio Elmar neile helistab. Ja mina tõesti küll ka aru ei saanud. Ma ise mõtlesin küll, et metsas, pimedas metsas. Kahe suure sihvaka kase vahel. Ohutab ja 6-meetrine kiik ja mõtled elu ilmad siia peale ironid. Hille, me ei oska teile kahjuks öelda küll, et kes teid üllatada tahtis, sest et kirjasaatja ei ole enda nime meile siia märkinud. On ainult kirjutanud, et ta tahaks üllatada oma sõbrannad, kes hirmsasti kardab pimedust ja ka suurt ruumi, aga muidu on lisanud, et muidu te olete super inimene, alati abivalmis, sõbralik, huumorimeelne. Ma ei tea, kas teil endal võib olla aimu, et kes teile sellise triki tegi? Ei ole. No nüüd peate hakkama tuttavaid läbi siis küsima, et, no järelikult. Et kes sellise nalja tegi? Jah. Võib-olla võtan sinna metsa kaasa või kiige peale. Ja. 6 meetri kõrgusele. Või siis sinna tuppa, kus on palju hiiri. Ja, 12 hiirt siblivad ringi. Ja ei tea, kus veel. Vot täpselt. Hille, kas te nüüd saate aru, kuidas inimesed ei saa aru, et Raadio Elmar neile helistab? Tõesti, nüüd ma saan tõesti aru. Ma võtsin algul nii naljale, et mis asi see on. Aga nüüd ma saan tõesti aru. Raadio Elmar.